Tere, mina olen Triinu. Täna räägin ma sulle vererõhust. Siin on vererõhuaparaat. Minul oli see käekotis 10 aastat. Sellepärast, et minu vererõhk kogu aeg oli ebastabiilne. Algul oli ta hästi madal ja siis, kui ma hakkasin endaga tööle, siis ta tõusis teise otsa. Ehk siis, kas sa oled märganud, et sinu elu peegeldab sinu vererõhk? Et kui sinu elus on mingisugused olukorrad, siis sinu vererõhk kohe reageerib. Nii et kui mina olin 10 aastat tagasi juba selles kohas, kus mul polnud enam elujõudu, siis ma olin selles kohas, et ma ei jaksa, ma ei jõua ja vererõhk oli hästi madal. Ehk siis see alla surutud inimene. Ja kui ma hakkasin endaga tööle, siis see vererõhk tõusis kõrgemale. Ehk siis ma sain kogeda mõlemat äärmust. Ja ma jagan sulle lihtsalt mõningaid vaatenurkasid, et sa selles mõttes saaksid aru, et sinu süda on kõige targem elund. Kõige targem. Ja südame tegevus näitab sulle ära, millistes tunnetes sa elad. Millistes tunnetes sa elad. Nii et üheks kõige suuremaks tundeks, mis mõjutab sinu vererõhku, on surveenergia. Ma pean. Ehk siis, kui sa tunned kogu aeg, et sa pead tööle minema, sa pead süüa tegema, sa pead olema tugev inimene, siis see on kõik see koht, kus sa ennast survestad, milline sa pead olema. Ja sinu vererõhk näitab seda. Ja sul võib olla tunne ka see, et ma pean, kõik sõltub minust. Et kui mina ei tee, siis ei tee mitte keegi. Ehk siis meeletu surve iseendale pandud, et mina pean kogu maakera üleval hoidma. Aga sinu vererõhk näitab seda. Kuna ma olin seal, siis ma sain kogeda seda väga halba tunnet, sest mul oli kogu aeg ärevus üleval, sest ärevus on hirmupõhine ja hirm näitas mulle kohe ära, kuidas ma olen valedes programmides, aga ma ei osanud iseenda sees seda kohta leida, mis tekitab selle vererõhu, miks mu pulss on kõrge. Ehk siis, et sa mõistaksid see surveenergia. Ma pean, ma pean, ma pean. Tegelikult sa ei pea mitte midagi. Aga see on alateadlik programm, kus me selles mõttes survestame. Nii elasid meie esivanemad, aga meie enam täna nii elada ei saa. Meie jaoks on oluline olla teises energias. Ma teen seda, mis mulle meeldib. Ja kui on midagi, mis mulle ei meeldi, siis ma ei tee seda. Aga selleks on vaja mõistmist, arusaamist, et me saame elus alati edasi liikuda. Minu sees oli 10 aastat tagasi see koht, et ma ei oska midagi, ma ei tea midagi. Aga need on kõik programmid, mis siis tõkestasid minu edasi liikumist. Tegelikult me kõik saame õppida, me kõik oskame ja me avardume kõik kogu aeg. Nii et kui sina oled täna selles kohas, kus su vererõhk annab märku, see võib olla kõrge, siis see on see koht, et sul on lahendamata olukorrad sinu enda sees. Sa survestad ennast ja sul on traumad, mis on siis tekitanud neid hirme, milline sa pead olema, sest sul on kõige suurem hirm, et mind ei armastata sellisena, nagu mina olen. Ja see võib tekitada sulle nagu väga suure hirmu ja sa tegelikult teed täpselt nii, nagu kõik teised tahavad, aga sa ei kuule päriselt oma südant. Ja vererõhk annab sulle lihtsalt märku. Minu vererõhk on nüüd täna stabiilne, sest minu elu on stabiilne. Küll aga minu 10 aastat tagasi oli minu elu nagu Ameerika mäed. Ja ma olen täna selleks endaga hästi palju tööd teinud, et saavutada täna see koht, kus minu elu on stabiilne ja ma ise loon oma elu
ja täpselt nende tunnetega, kus ma ise olen. Ehk siis ma tunnen täna väga hästi, ma tunnen rõõmu, ma tunnen rahu ja see on minu igapäevased tunded. Nii et kui sina jõuad ka nendesse tunnetesse, siis sinul pole ka enam seda vererõhuaparaati vaja. Nii et minuga on täna selline lugu, et seda pole enam vaja ja juba ammu, sest ma lahendasin ära kõik need traumad, mis tekitasid seda olukorda. Kui sinul on täna vererõhuga teema, siis tea, et ka seda saame muuta. Me saame sinu energias lahti lasta need, mis tekitavad survet. Aga me toome sind tagasi sinna energiasse, kus on teine energia, kus on see, et sa teed seda, mida sulle meeldib teha, seda, mida sa armastad teha, ehk siis leida üles ka sinu südametee. Nii et mina olen oma südametee leidnud ja mina armastan seda ja jagan sulle siin väärtusi, et ka sina saaksid selle leida. Aitäh sulle!